alanud jalgrattaga sõit. Mida sul siis vaja läheb? Kollast kaarti ja 3 eurot. Ja sellega sa saad sõita terve aasta. Linn on küll väike, aga rattaparklad on pea iga nurga peal. Võta ainult ratas ja sõida ning tagasta siis jälle see. Tegelikult ka üsna turvaline, kuna sa saad ratta võtta ja jätta ja see lukustub pärast seda. See on muutnud minu elu palju lihtsamaks, kuna ühikas praktikale sõidan rattaga vaid 13 minutit. Mõnus ja tervislik algus ühele hommikule. Super! Üks lõbus lugu sünnitustoast. Läksin siis mina jälle praktikale sünnitustuppa ja tol päeval oli minu sünnipäev. Väga veider oli see, et kõik seonduski sellel minu sünnipäevapäeval numbriga 3. Nimelt oli mu sünnipäev 13. jaanuar, ma sain 23-aastaseks ja minu praktika lõpuks oli sündinud täpselt 13 last. Nüüd saab vähemalt sünnipäeva siis pidada kellega koos, vähemalt 13 uue ilmakodanikuga. Ämmaemanduse üliõpilasena käin ma palju praktikal ja töötan nii vaimselt kui füüsiliselt. Ja mis oleks siis parem, kui minna pärast praktikat sööma? Aga Sloveenias on tudengite peale igati mõeldud. Iga toidukorra ajal saab tudeng siin suppi, salati, põhiroa, magustoidu ja klaasi vett. Mis siis oleks parem, kui mitte minna sõpradega kuhugile restorani, kui toidud on niivõrd hea hinnaga ja tudengisõbralikud ning ka tervislikud. Kuid saladuskatte all võin öelda, et lisakilod on kiired tulema. Kuid selleks on siis ju põhjust jälle haiglas krapsakamalt ringi keksida. Eks siis proovime nüüd, kuidas maitseb. Nii hea! Nagu öeldakse, päevad ei ole vennad ja nii oli ka täpselt minu praktikaga. Mõned päevad, mõned olukorrad muutsid mu elu siis palju rohkem. Näiteks oli üks õnneliku lõpuga õnnetus. Nimelt läksin siis mina viimasel päeval praktikale. Mul olid saadud juba mentori tagasiside paberid varem kätte täidetuna. Võtsin siis viimasel päeval kõik dokumendid kaasa. Paberid olid ilusti kilekaane vahel ja kotis. Tol päeval siis hommikul välja läksin, oli väga vihmane. Mõtlesin, et tühja kah, ma sõidan ju ainult 13 minutit rattaga. Sõitsin siis praktikale, jõudsin garderoobi ja jumal küll, ma tegin oma koti lahti ja seal olid need paberid ju läbi vettinud, sest vihma kallas nagu A-varrest. Olin ma siis siukse nõutu näoga, mõtlesin, mida ma teen. Õnneks läksin siis oma mentori juurde nende ilusate kunstiliste paberitega, nagu nad nüüd on. Aga mentor on ju ämmaemand. Ja ämmaemandad on telepaatilised, empaatilised ja suudavad igas olukorras jääda rahulikuks. Seega ütles ta mulle, ära muretse, küll teeme uued paberid. Kirjutan sulle uued paberid. Seega oli tol päeval ikkagi minu õnnetus siiski õnneliku lõpuga. Milleks siis ikkagi minna välisvahetusse õpingutele või praktikale? Sellepärast, et sa saad endale uued ägedad sõbrad, palju reise, tutvud erinevate kultuuridega, avastad, et maailm on väga mitmekülgne ja lai. Tutvud erinevate ämmaemadade ja kolleegidega haiglas. Ja mis peamine, saavutad enesekindluse, et töötada ämmaemandana.